Tervist kalastajad! Nagu te isegi teate, aru saanud olete, Pärnu jõe peal on väga populaarne ahvenapüük talviti ja minu üks lemmikutest on balansiiriga ahvenapüük. Niisugused 5-6 sendised balansiirilandid on nagu niisugused kõige laialdasemalt minu käes kasutusel. Ja kuna ta on üks lemmikutest ka mul, siis värvivalik on niisugune üsna kirev, aga põhitoonid on ikkagi niisugused siniste selgadega ja punakate, roosakate kõhtudega landid. See nagu ahvenale meeldib hirmsasti. Ja teiseks niisuguseks heaks tooniks peaks olema, või on tähendab, ahvena enda triipudega niisugused kirjud nagu papagoid nimetatakse. Rohelised, kollased, punased ja siis on mustad triibud või jutid külgede peal. On niisugused väga hästi toimivad 2 põhitooni. Aga vahest võib ka proovida igast erinevaid asju, et siin on niisugune värvikamma vähe laiem. Ahvena õng ei peaks olema väga jäik. Salmavoodides on uued niisugused ridvad, mis ongi spetsiaalselt ahvena jaoks tehtud ja käes väga niisugused mugavad ja ongi mõeldud niisuguste keskmiste lantide mängitamiseks. Isiklikult minule meeldivad multirullid. See on Maiko multirull, tal on 5 sentimeetrise diameetriga pool ja sinna väga jämedaid tamiile ei ole vaja peale kerida. Kasutatakse isegi 0,14 ja niisuguseid, aga see iseenesest on niisugune 0,16, 0,18 on niisugune keskmine tamiil, mis võiks siin peal olla. Üks ritv, mis on Salma Elite, ta on jäigem natuke ja seda tavaliselt kasutan natuke suuremate balansiiride puhul. Või kui on tugevam vool, et siis on lant paremini tunda vees või kuidas sa teda mängitad seal põhja kohal. Tamiili jämedus jääb umbes samaks ikka, niisugune 0,18 ja niimoodi. Pärnus on ka väga palju koha, teinekord samasugused landid, 5, 6, 7 sentimeetri balansiirid. On ka lootust koha saada, eriti siis, kui omal on näiteks kajalood kaasas ja näha, et suured kalad ujuvad augu all. Kohaõng peaks nüüd olema natuke toekam, see on 73 sentimeetrine rit. Sellel samal X-tehil on ka 90 sentimeetri kanti mingi mudel. Aga see on juba sedasi, et siis peaks nagu püsti püüdma. Lühem rit sobib rohkem nagu istumispüügil puka pealt nina eest. Mida pikem rit, seda kaugemal sa pead august olema, ehk siis ongi püsti püük, mis minul nagu ei meeldi, minul meeldib istuda. Ja kelgu peal kõik asjad laiali väga ei läheks, siis väga heaks kotiks on Lakitsionil PVC kott. Siia mahub väga vabalt need samad 3 ritva vabalt sisse, ei pea väga neid pakkima siin, et lihtsalt paned nad siia sisse. Ta on ise niisugune jäik kott, kaitseb ritvasid, tippe kõike ja kompaktne hoiab neid koos, et nad sul mõõda kelku laiali ei jookseks. Nagu praegult näha, mingit pakkimist ei on, lihtsalt pikkuse järjekorras laod nad siia sisse ja on kõik vägevalt ilusti turvaliselt pakitud. Ja põhiline, mis on, kui ei ole kuskil ruumi või midagi, siis saab ka selle nagu õladele üle tõmmata, nagu jahipüssi. Asju ma hoian talikastis. Selles mõttes, kui selliseid lihtsaid asju kasutada, et ahvenapüügi jaoks ei ole vaja üldse väga keeruliselt midagi teha. Natuke võib-olla lihtsalt, et kui balansiiri mängitada, jõe peal ringi jalutades, teinekord ma näen, et vehitakse ritvadega pikalt üles alla. See ei ole enam kalapüük, see on juba tragimine. Balansiiri enda mängitamine ei ole vaja üldse suurt mängu. Balansiiriga mängitada põhja kohal kuni 25-30 senti üles alla. Siis see lant teeb juba väga suuri kaheksaid seal all. Ei ole vaja tragimisükseid liigutusi väga palju teha. Teinekord isegi aitab see, et kui juba kala all on, lasete balansiiri all, hoiate paigal ja ahven aktiivne on, siis ta juba ise haarab selle landi ilma, et peaks seda eraldi väga palju liigutama seal all. Head kalastamist kõigile